olla ja mitte midagi teha. Sest ma tunnen endas selliseid suuri nihkeid ja ma näen enda ümber, enda reaalsuses samamoodi, et väga paljud asjad on muutumises ja ma nii naudin seda aega iseendaga. Lihtsalt praegu ma tunnen ja kuidagi see tundlikkus on viimasel ajal nagu eriti tugevaks läinud. Et kui ma natukenegi rohkem mingit infomüra tarbin või kuskil infomüras olen, mul lihtsalt kogu sisemus lihtsalt hakkab keerama. Siis ma tean, et okei, me oleme kõik kinni, vahetame keskkonda. Mul on oma lihtsalt mingi rutiin, eks ju, mis ma tean, mis mind toetab. Et kui ma tunnen, et no, midagi on väga valesti või midagi tuleb teha teistmoodi nüüd, siis ma käin need asjad läbi, et mis ma tahan teha, mis mul on vaja teha selleks, et end jälle kohal ja mõnusalt tunda. Ja mulle jäi eelmisest mingisugusest videost kõlama kellegi kommentaar, et looming on vaba või looming peabki vaba olema. Ja aitäh selle peegelduse eest, seda oli nii mõnus, see oli nagu siuksed nii mõnusa energiaga kirjutatud siin, et muidugi looming on vaba, seda ei saa sundida. Kuidagi nii nagu mõnus, tugev energia sellele, aitäh, see oli nii lahe oli seda lugeda. Ja ma tunnen, et ma täiega liigun selles kohas, et siin kuu või midagi tagasi, kui ma uuesti hakkasin videosi tegema, siis ma olin siukses kohas, kus mul oli lihtsalt tunne, et hakka tegema. Seda aru, ükskõik mida ma tegin, kus ma käisin, kellega ma suhtlesin, igalt poolt lihtsalt hakka tegema, lihtsalt palun hakka tegema. Ja mina ikka mõtlesin, et mida ma siis teen või mis asi see siis on, mida ma tegema pean ja niimoodi nagu soigusin isegi. Ja lihtsalt käis, et hakka lihtsalt tegema, lihtsalt hakka tegema. Mõtlesin, et okei, panin kaamerad ja asjad üles ja hakkasin lihtsalt tegema. Ja ma näen nüüd, et see oli justkui minu enda uuesti siuke käima tõmbamine, et uuesti nagu tule tagasi koju, mäleta, kes sa oled, mäleta, mis sa teed, mäleta, mis sulle meeldib teha. Et päris ausalt öeldes ma terve suve või enamus sellest ajast ma panin oma fookuse mujale ja ma kasvasin läbi selle väga tugevalt. See näitas mulle väga mingid kohti minus endas, mida ma muidu poleks näinud, ma väga tänulik sellele. Aga nüüd ma tunnen, et nagu see aeg sai nüüd läbi ja nüüd on aeg nagu olla ja teha. Ja selles olemises on ka tegemist minu jaoks, sest et ma näen endas, et ma olen kogu aeg harjunud nagu midagi tegema. Isegi kui see on midagi, mis mulle meeldib või ma ei tea, jalutama minek või kodus koristamine või midagi. Alati see on nagu tegemine. Ja ma tunnen nii suurt nagu tõmmet lihtsalt olemisse. Ja ma üks päev tegin siin endale siukse nagu, panin välja peale oma elu, oma kõik kategooriad, kõik asjad ja tegin seal sellega energiatööd ja lihtsalt vaatasin, kirjutasin väikeste lehtede peale oma eluvaldkonnad ja mingid asjad, mis minu jaoks on olulised, et näha, kus kohas need mu väljas on. Ja saad aru, mäng, meelelahutus ja vaba aeg ei olnud isegi minu energia väljas. Ja see oli täiesti selline nagu äratuskell mu jaoks, et issand jumal, et kas sa palun vaataksid üle, mida sinu jaoks tähendab vaba aeg. Ja see tõi kuidagi minus nii üles selle koha, mis oli tasakaalust väljas, ehk siis nii-öelda töö ja elu, töö ja vaba aeg. Ja mis sest, et mulle nii tohutult meeldib see, mis ma teen ja ma elan ja olen seda iga päev. Ma näen, et seal kõrval peab tasakaalus olema ka sellest täielik välja ja lahti ühendamine. Et muidugi nagu
see, mis ma siin või vastuvõtud või ükskõik selle nagu see ongi kõik mina, siin ei ole mingit teist maski, mis ma ette panen, kui ma kellegiga kokku saan või koos nagu tööd teen, asi on selles. Asi on selles, et lihtsalt on vaja teha teisi asju ka. Et see on kõik väga lahe, kui ma elan oma elu kui rituaali ja mu kodu on väga maagiline, siin on väga palju nagu maagilisi lahedaid elemente, mis ma olen enda jaoks tööle pannud, väiksed altarid, väiksed kristallid, viirud, kõik see on nii lahe, kuid ma tundsin, et seal kõrval ma olen unarusse jätnud kommuuni, ma olen unarusse jätnud need inimesed, kellega ma tahan rohkem koos olla. Ja ma arvan, et ma lihtsalt viimase mingi 5 aastaga olles nagu harjunud sellega, et ma kogu aeg mingis protsessis sees olen. See on mugavustsoon, millesse nagu mingi ebamugavusega kohe tagasi minna. Eks ju, et ma siis ma teen oma väiksed asjakesi siin. Ja too õhtu, kui ma seda oma välja vaatasin ja nii huvitav, ma panin sinna Taia Karolin. Kes teab, siis Taia on justkui minu sellise nagu energia nimi või kõrgema mina nimi või kõrgema potentsiaali nimi. See on teatud energia, mis mõned aastad tagasi minu ellu tuli, mida ma siis, mis nii-öelda motiveerib mind ja tõstab mind kogu aeg kehastama seda versiooni endast, kes elab seda elu, mis ma päriselt tahan elada. Ja see on nagu kõik, mis ma olen viimased aastad ka teinud, eks ju, väga suuresti. Ja seal välja peal oli nii huvitav see, et kõik asjad, mis olid Taia jaoks olulised, olid nii-öelda ülevalpool või tema nagu välja poole peal ja kõik, mis olid Karolini jaoks olulised, olid siin allpool. Ja seda oli nii huvitav näha, et ükskõik kui teadlikult sa elu elad, on asju, mis sinu jaoks on ikkagi mitte teadlikud, mida sa lihtsalt teed või sa lihtsalt oled. Ja vahepeal sükest check-in'i endaga teha on lihtsalt nii äge, sest et sa kohe näed mingid mustrid ja mingid asju, milles sa elad ja siis sa saad ju kohe valida, et sa ei ela nendeks. Ja lihtsalt see, et see vaba aeg ja see mäng ja meelelahutus oli lihtsalt välja pealt, täiesti väljas nagu. Mul seal välja sees kõik protsessid käisid, kõik tasakaalustus, puhastus, ma vaatasin tegin oma asja, eks siis vaatan see väike õnnetu meelelahutus oli seal lihtsalt kogu ringist väljas. Mõtlesin, okei, et mul on vaja see enda jaoks ümber mõtestada ja ümber kirjutada see, sest et telefonis scrollimine või kogu aeg YouTube'is olemine või Instagramis olemine või kuidagi mingi ekraani ees kogu aeg, see ei ole nagu meelelahutus. See lahustab meelt. Oh my god, see on nii hea, see lahustab meelt. See on üristab ja lahustab meelt. Me ei ole kohal. Ja too saman õhtu mul käis nagu see klõps ära, et time out. Me paneme nüüd kõik ekraanid kinni, me paneme tuled kustu, me läheme õue jalutama ja ma jalutasin ja ma lihtsalt tundsin endast sükest nagu rõvedat vastikut tunnet. Et lihtsalt kõike seda infot ja möllu ja asja nagu kõik oli nii palju, et ma nagu korraks oli täiesti fookus kandunud, et oh my god, kes ma olen, mis nagu minu fookus siin elus üldse on, mis ma nagu tahan, et kasvab, mis ma tahan, et mis ma tahan, et nagu kasvab või mis ma tahan, et on. Ja siis ma kõndisin, jalutasin siin oma naabruskonnas ja rääkisin nagu ka valjult rääkisin nagu välja kõik need asjad, mis minu sees oli, siis ma tundsin, et kui ma need enda sisse jätan, siis need lähevad lihtsalt mädanema ja nagu lihtsalt ongi ärevus ja paanika, eks ju, ja nagu ma tean, see ei vii mitte kuskile. Ja siis ma rääkisin need asjad valjult välja, et ma kuuleksin iseennast neid asju rääkimas. See ei tähenda, et saavad tõeks või et midagi reaalselt juhtub, vaid lihtsalt, et ma saan need asjad endast välja rääkida, et ma näeksin, et see ei ole tõde. Ja jalutasin ja tunnen, okei, et me tuleme tagasi, juba on kergem, juba on mõnusam. Ja siis ma hakkasin vaatama, et mul on üks väga suur kogemus, mida ma tahan hetkel kogeda ja mis ma tunnen,
et viimase aasta jooksul ma olen sellega nii palju nagu tööd teinud, et ära eemaldada sealt seda varju, et ma lõpuks tunnen seda kogu oma kehas. Varem, kui ma seda nii-öelda manifesteerisin või tunnetasin, siis ma ka tundsin seda oma kehas, aga ma olen oma kehateadusest koristanud ära nii palju blokke ja varju ja igasugust pahna, et mu kehateadvus nüüd usub, et see on minu jaoks võimalik. Ja siis ma panin need 2 versiooni niimoodi, et see kõrgem potentsiaal, mis minu jaoks on hetkel saadaval, ja see, kes mina praegu olen. Ja ma vaatasin need elusid. Sa võid teha seda, kuidas iganes sina tahad, kui sa tunnetad, kui sul on vaatamine, kuulamine, läbi kirjutamise, kuidas iganes see on. Vaatasin neid mõlemaid ja küsisin, mida üks teeb teisiti kui teine. Mis need erinevused seal on? Kui mõlemad elavad oma elu, nii nagu nad elavad, mis need erinevused seal on? Ja ma jõudsin sinna maale, et esiteks on see, et see elu, mida mina tahan kehastada, kes mina tahan olla, temas oli rahu, kohalolu, seal oli vaikne, väga mõnus keskmes olek. Ja see vaikne olek, kohalolek lõi tema jaoks palju rohkem, kui see, et ta kogu aeg ringi sebis. Need inimesed, kellega ta suhtles, tema jaoks õiged inimesed. See, kuidas ta oma hommikuid alustas, see, kuidas ta oma õhtuid lõpetas, see oli kõik talle toetav. Ja siis ma vaatasin, et mida ma praegu teen siis sellist, mis mind ei toeta, mis on need kohad, need inimesed, need harjumused, mida ma oma elus praegu teen, mis mind ei toeta. Ja brutaalselt aus endaga. Number 1 asi oli see, et läbi telefoni enda lahti ühendamine. Ehk siis ekraani vaatamine, suhtlemine, mingite riilside asjade kogu aeg saatmine, möllamine, olemine, see ei olnud toetav minu jaoks. Jah, läbi sotsiaalmeedia saab väga lahedat informatsiooni ja Instagramis ma nagu jälgin väga lahedaid naisi ja mehi ja ühesõnaga tegijaid, kes väga meid inspireerivad. Aga ka selle jaoks on tunnetus ja aeg ja koht, saad aru, et nagu mitte sinna ära kaduda ja mitte võtta seda kui puhkust või meelelahutust. Ja teine asi oli see, mis ma tundsin, et ma tahan oma inimestega suhelda rohkem. Ja siis ma võtsin ühe päeva, siukse lahtiühendamise päeva. Ja ma tegin neid varem ka ja ausalt mul polegi mingit põhjust, miks ma neid ei ole teinud. Need on sellised päevad, või selline päev, kus ma siis netti üldse sisse ei pane ja kogu asi seisneb kohalolus põhimõtteliselt. Ja nii lahe oli see, et vaata, ma eelmine päev just käisin jalutamas, ma vaatasin oma seda välja, ma tegin seda tööd, mul olid niisugused nagu taipamised, ma ütleks, et see oli päris suur isegi nagu energianihe tegelikkuses. Ja siis järgmine päev ma tahtsin koristada ja tahtsin muusikat kuulata ja selleks pidin korraks neti sisse panema, et Spotify ära ühendaks. Ja siis ma juba nägin, et seal oli nii palju kõik, kes olid kirjutanud. Ja ma nagu tundsin ära, et siin on nagu valikud, et mis on sinu jaoks praegu oluline? Kas see, et olla olemas teiste jaoks, kõik, kes kirjutasid või kes midagi tahavad, või nagu iseenda jaoks olla olemas? Ja panime muusika käima, lüksin neti välja ja olin. Ja mingi hetk panin isegi muusika kinni, sest seda oli nagu liiga palju. Ja lihtsalt olin. Ja nii äge oli lihtsalt see, et olin just jõudnud mõelda, et need, kes tahavad minuga suhelda, need teavad minu telefoninumbrit ja need helistavad mulle. Ja mu sõbranna helistas mulle. Küsid, kas me jalutama tahan minna? Ja ühesõnaga need
need päevad pärast seda siis ma tundsin väga tugevalt seda, kuidas on olla nagu, kus tuua sinna töö ja kõige muu kõrvale see kommuuni tasakaal. Et oma inimestega päriselt kokku saada, aega veeta, suhelda, rääkida maast ja ilmast ja tunda seda, et ma ei pea kogu aeg nagu töös olema, vaid ma saan lihtsalt olla, jagada, naerda, ma ei tea, mida iganes nagu teha ja rääkida. Ja siis näiteks mul tuli sõbranna külla ja me võtsime koos kaarte ja vahepeal istusime lihtsalt vaikuses ja lihtsalt olime ja nagu nii mõnus. Aga näed, oli harjumus, eks ju, olla, toimetada omaette ja ei tule pähegi seda, et tegelikult mul on nagu inimeste elus, kellega võiks kokku saada, kellega võiks äge kokku saada. Miks me teeme endale niimoodi? Ühesõnaga, see on see, kus ma olen viimasel ajal olnud. Ja ma tunnen, et see nihe, mis ma praegu läbi teen, on minu jaoks nii toetav ja nii oluline, nii nagu läbimurdeline, et ma täiega tunnen, et muidugi ma olen neid sünni ja surma ja neid transformatsiooni aegu teinud läbi siin viimaste aastate jooksul nagu tohutult palju ja see ei ole nagu miskit uut mu jaoks. Aga ma arvan, et erinev on see, et ma pole lubanud, olen tundnud hirmu enda nagu hästi suurte unistuste ees. Ja need ongi olnud unistused, need on olnud kuskil kaugel, mida ma olen niimoodi salaja vahepeal üksi niimoodi pimedas vaadanud ja mõtlen, et issand, kui tore oleks. Aga nüüd, kui ma päriselt tunnen ennast nii mõnusalt kohal iseendas ja nii mõnusalt olles mina ise, tehes mida iganes, mitte panna endale mingid reegleid või mingid kasti ümber, et mis ma pean tegema või kuidas ma pean kohale ilmuma või mis iganes, vaid ma lihtsalt olen ja ma jagan ja elan oma maagiat täiel rinnul. Ma tunnen ennast hästi oma kehas ja oma olemuses ja ma tean, et need muutused ja need pisikesed ohverdused, mis ma teen, et reguleerida oma närvisüsteemi, oma olemist ja kõike nagu veel paremini. Need viimased pisikesed harjumused, mis mind toeta, teadlikult nendele otsa vaadata ja teha selle asemel midagi, mis mind toetab, see on tõeline enesearmastus, ma tunnen. Et see on nagu väga suur edasiviiv jõud, ma tunnen. Ja ma tunnen, et nii oluline on praegu olla selles, kes sa tahad olla. Olla ja kehastada päriselt ka seda versiooni juba praegu siin, kes sa tahad olla. Aga kõigepealt teda on vaja vaadata, teda on vaja austada ja teda on vaja vastu võtta. Tunda, et see on sinu jaoks võimalik. Ja siis küsida, mida tema teeb teisiti, kui sina praegu teed. Ja teha neid asju siis teisiti. Siis sa lihtsalt automaatselt elad selle kõrgema potentsiaalina juba praegu, nagu seal ei ole siis mingit vahet. Et kui sinu fookus on sellele, et aga minu füüsiline reaalsus, kõik hakkab energiast. Kõik hakkab energiast nagu, kui te nägite, keegi teist nägi, siis ma Instagrami panin selle, kuidas mul siin kortermajas koridorides hakkas, siis kui mul käis mingi jõhker nihe ära, tundsin, et reaalsus on teine. Koridorides hakati mingi puurima, möllama ja jõhker remont läks lahti, siis mõtlesin, et okei. Et näed, et minu füüsiline reaalsus siin on rahulik ja päikseline ja siuke kullane ja nunnu ja ilus, aga kuskil seina taga käib lihtsalt remont nagu. Et siis mõtlesin, okei, selge. Aitäh, universum, aitäh, looja. Ma näen, et asjad on töös ja kõik väga nagu toimib. Ja asi ei olegi selles, kui palju sa teed, vaid see seisund, milles sa oled. Nii et vahest see mitte midagi tegemine on nagu palju produktiivsem kui ringi möllamine, sest et ma tunnen, et minu jaoks on nii viljakas praegu see
mida rohkem ma vaikuses ja kohalolus olen. See loob lihtsalt täiega ägedalt praegu. Ja ma tunnen, et see detsember tuleb ka kuidagi nagu väga jõuline ja väga maagiline. Nii et ja ma lähen täna esimest seda tseremooniat tegema ja ma juba nagu tunnen ja tajun, kui äge see saab lihtsalt, sest tänane see kuu loomise energia hamburis on ka lihtsalt nagu nii maitsev ja nii võimas just selle fookuse seadmise osas ja just selle otsustamise osas, et nii, mis sa tahad, mida sa päriselt tahad ja hakkad täna kohe samme tegema selle suunas, nii et ma arvan, et see on see, mida me arvame, ma tean juba, et see on see, mis me seal tseremoonial teeme. Nii et jah, väga lahe ja mul on veel paar asja, mida ma tunnen, ma tahan teha, mis on just nagu väga seotud selle sellest vist ei ole aeg veel rääkida. Ma tunnen, kuidas mul tõmbas praegu kinni. Ma lasen sellel siis veel küpseda ja toimetada. Aga ma tahan teha ka natuke teises formaadis töötube. Nii et see info läheb ka kindlasti kodulehele ja kui see mul on kõik nüüd kokku pandud ja ma olen saanud kogu selle info, mis ma seal teen, siis ma annan sulle ka teada. Nii et loo enda mõnus ruumikene, joo oma teekest, oma kohvikest ja lihtsalt pane täna kirja, mis on see versioon täna, keda sina tahad kehastada ja mida sa saad juba täna teha, et teda kehastada. Ma arvan, see on väga hea koht, kus lõpetada, nii et aitäh sulle, et sa siia täna niimoodi mind kuulama ja kogema tulid ja see on ikka üks väga lahe teekond meil siin, me oleme ikka väga lahedal ajastul praegu. Nii et aina põnevaks läheb ja kuidas saab veel ägedamaks ja paremaks minna. Tšau!